Trump on optimistlik seoses homme Pakistanis toimuvate rahuläbirääkimistega Iraaniga. Asepresident Vance juhib läbirääkimisi. Uus ajatolla, kes ähvardab Hormuzi väina, on uus etapp. See on huvitav. Meie külaline ütleb, et Iraan üritab meid halva kokkuleppega hanitada, kuid Trump ei luba seda. Teiega on Fox Newsi analüütik ISW president kindral Jack Keane. Kindral, me oleme relvarahu faasis. President on optimistlik, aga teie? Presidendil on teavet, mida kellelgi meist pole. Seega ütleb miski talle, et see läbirääkimine on parem kui ükski eelmine ja parem kui see, mida iraanlased tegid Obama valitsuse ajal. See peab siis olema fakt. Aga ei, ma ei ole selles osas optimistlik, sest see ongi see, mida iraanlased teevad. Ma mõtlen, nad on meistrid segaduse külvamises ja läbirääkimiste edasilükkamises. Mängus on kõik, mida nad hindavad. Kõik, alates tuumaprogrammist ja ballistilistest rakettidest, kuni nende droonide ja liitlasrühmade toetamiseni, kõigest, mida nad kaitsevad, peaksid nad vabatahtlikult loobuma. On raske mõista, et nad seda teeksid. Tõenäoliselt teeksid nad järeleandmisi punktides, mis meid julgustaksid. See on erinev. Nad on valmis siin kokkuleppele jõudma. Venitada seda nädalaid. Ja miks nad tahavad seda venitada? Sest nad ei taha, et me uuesti ründaksime. Ja mida kauem naftahinnad on madalad, mida kauem on vähem majanduslikku valu, mida kauem on vähem poliitilist survet, see muudab nende arvates valitsusel palju raskemaks tagasi tulla ja sõjaliselt töö lõpule viia. Ma usun, et see ongi nende strateegia ja nad on selles väga kavalad. Tegelikult on nad selles paremad kui võitlemises. Ajalugu räägib enda eest. Ja teine asi on see, ükskõik milline see kokkuleppega poleks, Brian, oletame, et me jõuame mingile kokkuleppele ja nad kirjutavad alla. Kas me saame neid edaspidi usaldada? Ei. Absoluutselt mitte. Ma arvan, et mitte. Kindral, millised on võimalused, siis peame olema valmis. Jah, me peame olema valmis. Ja ma tean, et meie väed suudavad selle väina avada ja kaitsta sealt läbisõitvaid laevu. Inimesed muretsevad siin ühe drooni ja seal ühe raketi pärast, aga nende peatamine ei maksa midagi. Nad ei saa õigest plaanist ja plaani üksikasjadest aru. Ameerika Ühendriikide relvajõud suudavad tagada kindlaks määratud liikumiskoridori läbi väinade, luua kõige selle ümber täielik õhukate ja kaitsemull ja tagada, et kõik, mis üritab sellest läbi tungida, hävitatakse. Mu jumal, me oleme juba nädalaid kaitstud oma laevu Iraani rünnakute eest. Me suudame seda teha. See oleks palju piiratum. Õige. On tõsi, et neil on rannik, kus nad saavad tulistada, aga kas sa arvad, et me laseme kellelgi lähedale jõuda? Õhus on Apache helikopterid, tugevdatud jälgimine. Me teame, kuidas seda teha. Õige. See pole midagi. Tõesti mitte midagi erilist. Ei ole nii, et see poleks väljakutsuv. Ma ei ütle, et sellega poleks seotud riski. Igas sõjalises operatsioonis on risk, kuid see on teostatav, täiesti teostatav. Kindral, hiinlased ja iraanlased liiguvad vabalt ning nemad otsustavad India ja Pakistani laevade üle. Miks me ei takista ka nende läbipääsu? Miks meie ei või seda teha? Jätta nad juhtima, samal ajal kui nad inimestelt raha nõuavad. Väljapressimine ei ole midagi, mida keegi võiks taluda. Ma olen alati arvanud, et esimene võimalus on meile saadaval, kui nad sulgevad väinad, võrreldes tead küll selle turvavõimalusega, mis nõuab palju rohkem ressursse. See oleks lihtsalt nii. Iraani laevad liiguvad läbi, lihtsalt pane need karantiini Omaani lahes. Ja rääkides meie sõjaväelastega, siis nende jaoks polnud see mingi probleem, nad saavad sellega hakkama. Tead, nad tegid sama Venezuela rannikul. Paljud neist Hiina laevadest sõltuvad Pärsia lahe naftast ja nad oleksid tõsistes raskustes, kui me nii käituksime. President helistab Xi'le ja ütleb, kuule, Iraan sunnib meid tegutsema. See on midagi, mida ma ei taha teha, aga ma pean väina avama. Ja see on reaalsus ja sina maksad selle eest hinda. Mida ma tahaksin, on see, et sa helistaksid iraanlastele ja ütleksid neile, et nad lõpetaksid selle ära. Ma ei palu, et nad lõpetaksid meiega vastandumise, vaid ainult seda, et nad lõpetaksid väina sulgemise.
ma arvan, et see on teostatav strateegia ja kui meil jätkuvalt nendega probleeme tekib, siis arvan, et see on strateegia, mida peaksime esimesena kasutama isegi enne seda, kui läheme üle sõjalisele võimalusele, näiteks ohutute konvoide korraldamisele läbi väina. jah, need saavad olema 2 pingelist nädalat. See saab olema tähtis nädalavahetus. J.D. Vance on juhtimas, kuid neil ei õnnestu Hormuzi väina kontrolli all hoida. See on suurem kui Pärsia laht. Aitäh, palun rääkige, kindral, suur tänu. Viimane punkt. Vaata, president Trump ei tee siin halba kokkulepet. Kuigi ta arvab, et hea kokkulepe on tulemas, saab ta selles kindel olla alles siis, kui see on laual ja teada on, milline saab olema kontrolliprotsess. Ta teab, et need tüübid on valetajad ja petised. Vaata, mitte keegi pole selle režiimiga rohkem läbi rääkinud kui see president. Ja tegelikult on see ainus president, kes on neile märkimisväärselt vastu astunud sõjaliste operatsioonide mõttes. Õige, ta teab, millega ta siin tegeleb ja ma olen kindel, et ta saab hakkama. Me lõpetame lõpuks väga halva tehinguga pärast kõiki neid ohvreid, mida me siiani oleme toonud. Nii et minu palus on kindlasti selle tulemuse peale. See ei ole halb tehing ja võib juhtuda, et peame naasma sõjaliste operatsioonide juurde ning selle lõplikult lõpetama. Ja selles osas olen ma poolt, sest nii ei anna me režiimile rahalist päästerõngast. Igas kokkuleppes peame sanktsioonid eemaldama ja külmutatud miljardid varad vabastama. Režiim ei taastu kohe, kuid nad tõusevad taas jalule selle rahalise abiga. Kindral, hea tähelepanek. Jah, kõik jälgivad olukorda. Me ei saa seda nii jätta. Kindral Jack Keane, aitäh! President Trump on optimistlik Iraaniga kokkuleppe sõlmimise suhtes, samal ajal kui asepresident Vance valmistab ette olulisi rahuläbirääkimisi Pakistanis. Aitäh! Aga Iraani kõrgem juht teeb protsessi juba keerulisemaks, vihjates plaanidele võtta kontroll Hormuzi väina üle ja nõuda tasusid. Trey Inks liitub meiega otse Tel Avivist, et tuua üksikasjad. Tere hommikust, Trey! Jah, ei sõbrad, tere hommikust! Suure panusega läbirääkimistega sel nädalavahetusel Islamabadis ütles Iisraeli luure Fox Newsile, et Iraan nõuab Hormuzi väinas laevade tasusid. Ametnik lisab, et piirkond on täielikult islami revolutsioonilise kaardiväe kontrolli all. Nemad otsustavad, kes pääseb läbi, aga mis veelgi tähtsam, kes ei pääse. Mulle teatati, et luure jagab andmeid selle kohta, kuidas Iraan püüab enne läbirääkimisi oma kontrolli Hormuzi väinas tugevdada. Öö jooksul ütles president Trump Truth Socialis ja ma tsiteerin, Iraan käitub väga halvasti autolt piirates nafta liikumist Hormuzi väinas. See ei ole meie kokkulepe. Ainult 8 laeva läbis esimese 48 tunni jooksul pärast relvarahu. Iraani ülemjuhi riigimeedia avaldas avalduse, kus öeldi, ja ma tsiteerin, me astume kindlasti uude ajastusse Hormuzi väina haldamisel. Me ei otsi sõda, kuid me ei loobu mingil juhul oma õigustatud õigustest. Ja seetõttu peame kõiki vastupanurindeid üheks tervikuks. Piirkond ootab Pakistanis peetavate kõneluste tulemusi, samal ajal kui Iraan ja Parteua arutavad erinevaid tingimusi. Iraagi välisminister kommenteeris eile läbirääkimisi. Arutasime järgmist läbirääkimiste protsessi Pakistanis ning toetame ja julgustame seda protsessi. Ja loodame, et läbirääkimiste protsess saavutab oma eesmärgid, milleks on rahu ja julgeolek piirkonnas. Üks ummikseisupunkt on see, kas Iisrael võib jätkuvalt rünnata Hizbollahad Iraani peamist liitlast Liibanonis. Öö jooksul ründasid iisraellased Lõuna-Liibanonis raketipositsioone ja seejärel turistas Hizbollah raketi, mis käivitas Tel Avivis sireenid. Ma tahan sulle öelda. Liibanonis ei ole relvarahu. Me jätkame Hezbollah ründamist jõuliselt ja ei peata enne, kui teie turvalisus on taastatud. Meie suured saavutused nii Iraanis kui ka kurjuse telje vastu on toonud Iisraeli staatusele piirkonnas ajaloolise muutuse. Järgmisel nädalal peaksid Iisrael ja Liibanon alustama kõnelusi rahumeelsete suhete ja Hezbollaha desarmeerimise nimel. Kuid Iisraeli luure teatas Fox Newsile, et Iraan nõuab Hormuzi väinas läbipääsutasude maksmist. Võtame nüüd ühendust laevandusettevõtetega, et kinnitada, kas neid summasid makstakse. Mehed! Trey, kas on olnud juttu Iraani rahva relvastamisest? Ma tean, et see töötas Reagani puhul Nicaraguas.
Nädal tagasi rääkisin president Trumpiga sellest teemast ja ta ütles, et nad üritasid selle aasta alguses anda relvi Iraani meeleavaldajatele, kuid lõpuks jäeti need relvad siiski andmata. Presidendi sõnul ütlevad kurdid, võtsin ühendust piirkondlike allikatega, kes kinnitavad, et need relvad saadeti välja, kuid ei jõudnud meeleavaldajateni. Kindlasti on presidendil mitmeid võimalusi. Nad ootavad, et näha Islamabadi läbirääkimiste tulemusi, mõistes, et iraanlastel puudub läbirääkimistel läbirääkimisjõud. Iraani revolutsiooniline kaardivägi hävitati ja purustati pärast operatsiooni Eepiline raev. Iraani tuumaprogramm kõrvaldati operatsiooni Kesköö haamer käigus. Nende ballistiliste rakettide ja droonide tootmisliinid on viimase 40 päeva jooksul olnud Sebriva ja Iisraeli rünnakute sihtmärgiks. Seetõttu on iraanlastel läbirääkimistel väga vähe pakkuda ning ametnikud ütlevad, et nad peavad tunnistama, et on lahinguväljal kaotanud ja oma hoiakut muutma, kui nad tahavad jõuda heauskse kokkuleppeni. Iraan vaevalt tunnistab kaotust ja annab üle uraani või väina. See paneb meid mõtlema. Kas läbirääkimised jätkuvad ja väidetakse, et on tehtud edusamme, nagu on varemdi juhtunud? Kas see tegelikult toimub? Või arvad sa, et on mingi tähtaeg võib-olla 2 nädala jooksul, mille kõnelused kas saavad hoo sisse või lagunevad? See on väga hea küsimus. President Trump on selgelt öelnud, et iraanlased räägivad ajakirjandusel üht ja läbirääkimistel teist, sest nad tahavad jätta mulje, et neil on endiselt sisemist jõudu, isegi kui riik on Isseavari rünnakutest laastatud. Me analüüsime mitmeid küsimusi ja näeme avalikult selget erinevust ameeriklaste ja iraanlaste seisukohtades. President ütles selle nädala alguses, et Iraan lubas meeskonnal minna rajatistesse, kus oli rikastatud uraani, kaevata pärast operatsiooni Midnight Hammer uraan välja ja eemandada see kõrgelt rikastatud materjal riigist. Sellel nädalal Iraani tuumajuht kindlustas uraani. Ja on ka Hormuzi väin, kus president nõudis, et see läbipääs avataks. Aga iraanlased ajavad oma mängu, takistavad vaba liikumist ja meie andmetel küsivad selle kriitilise teekonna eest tasu. Lõpuks on veel toetus sellistele rühmitustele nagu Hezbollah, Hamas ja Houtid, samuti ballistiliste rakettide programm, mis ohustab LBS Varimeva liitlasi piirkonnas. Ilma oluliste järeleandmisteta pärast seda kaotust lahinguvälja naaseb piirkond tõenäoliselt taas konfliktiseisundisse. Hästi, suurepärane reportaaž, Trei. Seega tuleb poliitiline juhtkond destabiliseerida ja kuigi me koos iisraelastega oleme suure osa sellest struktuurist hävitanud, on suur osa sellest siiski alles. Sul on 2 võimalust, kas sa kõrvaldad nad ise või rahvas tõuseb üles ja kõrvaldad nad ise. Praegu pole neil selleks relvi. Nii et ma arvan, et kui sa teid kindrali ja ta rääkis sellest, et me oleme eesmärgile väga lähedal, see peab juhtuma, mitte režiimi vahetuse pärast, vaid sa lihtsalt lükkad seda veel 10 aastat edasi, kuni nad proovivad kõike uuesti teha. Kindral ütles, et iraanlased on meistrid läbirääkimiste edasilükkamises ja et kõik, mida nad hindavad, on kaalul. Me tahame, et nad loobuksid.